tere tulemast tänasesse lugemisse, armas hing. Armas, kes sa oled siin kuulamas ja sõnumeid vastu võtmas. Mina olen siin valgustajanna ja minuga koos on täna üks kiisukene, ehk siis meie intuitsioon on ka kohal. Ja tänased sõnumid tulevad juunikuusse, juunikuu sõnumid. Ja juunikuu on väga-väga rõõmus, võimas, vägev kuu. Palju toimub, palju saab toimetada, palju saab teha, olla hästi aktiivne. Kindlasti soovitan kasutada seda energiat hästi teadlikult. Et see on selline aeg, kus võib hästi palju teha ja toimetada, aga samal ajal minu soovitus ongi see, et sa oleksid hästi teadlik, et kui sa midagi, näiteks toon sulle, kui sa midagi oma aeda maha istutad, siis sa saad pärast neid vilju ka nautida alati. Kui sa paned kasvama kurgid, siis sa saad kurke süüa pärast. Kui sa paned tomatid, siis sa saad tomatid süüa ja et kui sa oma elus samamoodi mingid taimekesi kasvama paned, mingid seemneid mulda paned või midagi toimetad, et siis, et kas sa pärast tahad seda tegelikult, mida sa maha paned, et kas sa neid vilju ka sööd, kas sa naudid seda. Et just seda nagu olla hästi tähelepanelik, et mida sa valid ja kas see on see, mida sa päriselt, mille järgi su süda tuksub ja mida sa soovid päriselt kogeda. Et praegu on selline aeg, et kõik on võimalik, lihtsalt tasub olla teadlik, sest et kõik loob kogu aeg, kõik toimub kogu aeg ja sa nagu oled selles mõttes oma looja olemuses nagu loomas kogu aeg. Et kui sa nüüd ärkad ja märkad seda ja võtad selle teadlikkuse vastu, siis sa saad rohkem suunata ja kui see on sinu tee, siis liikuda järgmisele tasandile, kus sa oled teadlik looja. Ja ma ütlen sulle, et ausalt mingis tasandis me olemegi kõik oma asjad ja kogemused niikuinii valinud, miski pole kunagi valesti. Et sinuga ei ole valesti, et sa nagu oleksid kuskil pimeduses, teadmatuses, et tegelikult su hing teab niikuinii. Aga kui sa oled seda praegu kuulamas ja sul on mingi tunne, mingi kõdi sees, et ma tahaksin tegelikult edasi liikuda järgmisele tasandile, siis see on võimalik ja see on nagu see kutse siin. Ja me oleme ka ju hingedena valinud need kohad, mida me kuuleme ja mis sõnumeid me nagu vastu saame võtta, mis meid aitavad edasi liikuda. Ja siin on see vabatahte koht ka, et kui sa soovid edasi liikuda, kui sa soovid muudatusi teha, siis need on võimalikud, aga ega keegi ei sunni kedagi, kõik on okei ja kõik asju võib valida ja kogeda. Et sinu süda teab. Ma panen meile siis grupid valmis meie võimsatele loojatele. Siin on koos häälestume praegu sellele juunikuule. Minu taotlus ja palve on see, et meil kõikidel tuleks elu parim juunikuu, juuli ja juuni, nii sarnased juunikuu. Ja et selles lugemises tuleks sinu jaoks ilmsiks kõik see, mis sul on päriselt praegu kuulda vaja, mida sul on päriselt vaja ära tunda. Et need kohad rulluksid siin meie ees lahti. Ja ma panen kaardid, meie esimene grupp on võilille grupp. Oleme siin suvistes grupimärkides. Vaatame, meil on ühed ägedad valguse kaardid, siis me saame neid sügavamalt natukene uurida ja vaadata. Mulle tundub, et see siin ongi meie esimene grupp.
siin on sellel hundikesel võilill tema kohal. Teine grupp on meeles, tegelikult ma panen teiseks grupiks selle nõgese, piimanõges. Panen selle teise oks. Kõik on põhjusega. Meie teine grupike on siin. Nii, nõgese grupp. Ja meie kolmas meelespea grupp. Meelespea. Nii. Väga tore, kui sa oled oma gruppi ära tundnud. Siis ilusat kuulamist sulle. Olgu me kõik õnnistatud. Nii. Alustame. Teie jääte siia ootele. Alustame esimese grupiga. Tere tulemast lugemisse. Grupp number 1. Selline juunikuu sõnum kohe, kuna sa valisid selle võilille värskelt korjatud. Selline rõõmu ja päikese sõnum, nagu see võilill on selline kollane. No nii tore on, kui need võililled oma pead välja pistavad. Siis on kohe selline tõeline suvetunne, selline yes, see on kohal, see on siin, see aeg, mida me oleme kaua oodanud ja mis meie südamele nii palju rõõmu teeb, et ma tunnen, et selline, et juunikuus seda rõõmu hoidmist ja valgust ja sükest sära soovin sulle siit poolt. Ja südamesoojust, et sa teadlikult hoiaksid enda südant ja kuulaksid teda ja hoiaksid iseennast sellises mõnusas hoituses. Et sa vajad sellist nagu hoitud tunnet, sellist, et sa oled see päikesekiir iseendale ja pakud endale seda mõnusat paitust ja magusust ja sellist nagu küllust. Muidugi kollane ja siuke võilillesid on ka hästi külluses, et tuleb selline külluslik kuu sinu jaoks ja küllusest tuleb täpselt seda, mida sina siis külvad enda sees. Kõike seda loob hästi võimsalt, et pane kohe endale kirja, mida sa sooviksid juunikuus luua. Et mis on see, mida sa tahad, et sinu aias külluslikult kasvaks. Seda kõike tuleb palju. Vaatame siis kaardisõnumi ka. Oi, kui huvitav. Istar's Lion Gate. Istari lõvivärav 888. Ja see 888 on juba selline külluse sagedus. Ja 44. No ei tea, mulle tundub sellest täielik selline bliss või siuke õndsuse kaart tuli. Sellepärast, et siin on ka 44, mis on inglite õnnistused. Et siuke hästi mõnus voog sulle juunikuusse, selline hästi nagu hoitud. Nii, ma vaatan siit. Oi. See on selle kaardipaki viimane kaart. Väga, väga huvitav.
need ongi nagu, no ega need sõnumid ju käivad ikka koos sellega, tegelikult hästi huvitav on näha, et kui sa, mida sa valid, et see külluslik lilleke, siis ta on külluslik sõnum ka. siin ütlebki, et selline õnnistus ja väestus ja positiivne, mingi positiivne asi tuleb sinu ellu. Uksed iseeneslikult avanevad. Küllus on tulemas sinu teel. Seda sümboliseerib ka see võilill, nagu me rääkisime. Ja sama sõnum, hoolitse oma südame eest. Ja võt siin tuleb üks väike lisanüanss. Küsi vaimset toetust. Ja see on su jaoks olemas. Mulle tundub, et sul on hästi toetab sind nagu juunikuus see, kui sa küsidki seda, et sul on nagu hästi suured võimalused avatud, nagu lõviväravad on lahti tehtud, täielik nagu selline suur nagu vaimne värav ja selleks, et sa saaksid hästi teadlikult sellistes nagu sagedustes liikuda, kus kõik loob ja kõike on, siis kus see vaimne toetus aitab sul teha häid valikuid, õigeid valikuid sinu jaoks, parimaid valikuid. Et kasuta julgelt abi, ära karda, ma ei tea, mis see abi võiks sinu jaoks olla, võib-olla seesama kaardi lugemine siin, et sa, ja ma soovitan sul seda, kui sa kuulad kaardi lugemisi, ükskõik kus või mis, siis võta enda jaoks see ruum, et sa ei jookse kohe järgmisesse lugemisse, järgmisesse infosse, järgmisesse kanalisse. Et sa ankurdad seda, võtad päriselt vastu, et sa ei jää ainult selleks tarbijaks, ainult selleks, kes kiiresti vaatab kõik läbi ja siis scrollin järgmine leht nagu. Et siis sellest infost ei ole sulle palju kasu. Et sa saad kasutada seda infot tegelikult päris sügavalt, kui sa oled ise valmis. Üks minu jälgija kirjutas, et meie jälgija kirjutas, et tema isegi teeb märkmeid ja kirjutab üles ja ma arvan, et see on ülihea, et sa kirjutad enda jaoks üles ja tunnetad päriselt need sügavuti läbi, sest need transformeerivad su elu, kui sa ise seda valid. Ja et võtta seda vaimset abi vastu ja ankurida ka seda ja mis iganes siis see vaimne abi sinu jaoks on, võib-olla sul on keegi õpetaja, kellega sa aeg-ajalt suhtled või selline vaimne teejuht, et palu juhatust ja toetust, et sa tema juurde jõuaksid ja või et ta ilmutaks ennast su elus või sa juba tead, kes ta on, et võta temaga hästi julgelt ühendust või nendega ja ole hästi toetatud, hästi hoitud, nagu me rääkisime alguses ka. Et sa vajad sellist hästi hoitust ja toetust, sellist südamesoojust ja vali ainult sellised nagu tunneta hästi teadlikult nagu kelle poole sa pöördud, et sul oleks hästi hea tunne. Ma ei ütle seda, et see inimene peaks sulle ainult rääkima mingeid asju, mida sa kuulda tahad, võib-olla ta räägib sulle ka asju, mis sa ei ole tahtnud teadvustada, aga see, et sul on see hea tunne, et sul on see turvaline, mõnus, hoitud tunne. Jälgi seda kohta. Ja kui sa tunned, et see ei ole, sa ei tea, kes see võiks olla, sul ei ole sellist tahtmist või tunnet kellegi poole pöörduda, siis pöördu ülestõusnud meistrite poole vaimumaailmas. Pöördu julgelt nende poole ja palveta. See on ka üks hästi ilus praktika, mis sind väga palju aitab, ma tunnen. Et lihtsalt saada sellist vaimset valgust rohkem enda ellu ja saada nagu selle poolset toetust, mis on sulle, see on nagu sinu oma, see on sulle määratud abi, et ära keeldu seda vastu võtmast. Ja midagi, mis on olnud su elus raskus või on olnud nii-öelda negatiivsus, võib-olla mida sa nii väga ei tahaks enam kogeda, siis palju õnne, tegelikult see ongi muutumas.
see on transformeerumas praegu. ja nüüd see Ishtar, kellest siin kaardi peal räägib, tema on öökuninganna, nagu sihuke pimeduse jumalanna, kaotuse ja lahtilaskmise jumalanna, aga samal ajal valguse preestrinna, kes hoiab enda käes võtmeid, et vabaneda kannatustest. ja ta on selline tõeline sisemise vabaduse juht. ta laseb kergusega lahti siis nendest, kus see sõna mul on, kuskil tagariiulile panin, kohe otsin üles. nagu sidemetest, ma ei tule see õige sõna praegu, ma ei leia seda riiulit üles, aga ühesõnaga ta laseb sidemetest kergesti lahti. ja ta isegi on valmis enda armastatutest hoidma mingiks ajaks eemale. et kui ta, saad aru, tema jaoks on kõige olulisem käia enda südameteed. et ta on isegi valmis nagu jääma üksi selle kõigega, kui vaja. ta on valmis, mis iganes on vaja. kõige olulisem on käia südameteed, oma sisemist intuitsiooni kuulata. ja see on alati number 1. ja ta on hästi haavatav ja tahab kogu aeg leida seda tõde. see on see tõde, see, mis on päris, selle leidmine on kõige olulisem asi. et ma ei lepi mitte millegi vähemaga kui ainult puhta, selge tõega. ja olgu see ka sinu taotlus. ja et kui ta on nagu seal kannatustes ära käinud või nendes sügavates rasketes kohtades, siis ta tõuseb üles ja tal on tohutu tarkus sellest kogemusest, vaimne jõud ja kaastunne. et kui me kogeme neid raskusi, siis tegelikult need on meie jaoks tohutud vaimsed võtmed. Need annavad meile nii palju mõistmist, me saame aru ja et mis see kogemus ja et mis see kogemus on ja mida see tegelikult tähendab, et kui me oleme ise kogenud, siis meis kasvab selline ka sügavus. ja kui ta tuleb lugemisse, siis ta on nagu kaitsja. et sa tõused jälle ja ta ütleb sulle, et sa tõused jälle, sa tõused üles jälle sellest. et see on hästi turvaline, et sa leiad oma tee rahusse tagasi. ja kui sa oled siis mingit moodi kannatanud või olnud raskustes, siis see oraakel ütleb, et see ei ole püsiv, see möödub. ja sa võidad rohkem, sa oled võitnud juba rohkem, kui sa oled kaotanud. et see on sinu võit, see kogemus, et transformeeri see enda jaoks ümber nagu kannatustest võiduks. Okei. nii, nüüd see 888 on sihuke väga eriline kood. ja see sügavdab sellist nagu ühendust vaimse maailma ja planeet Maaga. et tuleks sellised positiivsed õnnistused inimkonnale.
vot, et see toob sellise sõnumi, et läbimurre ja tervenemine ja valgustumine on toimumas ja sellised sügavad väljakutsuvad tsüklid su elus on läbi saamas. Ja kui sul on olnud raske leida lootust ja kõik tundub, et on kadunud, siis see ongi selline õnnistus, et see aeg on läbi ja julgelt võid vastu võtta uue. Hästi suur ja võimas sõnum ja ma tunnen, et täiesti selline, mul tuleb kananahk, et siuke nii suured väravad on sinu jaoks avatud. Just juunikuus. Väga võimas. Nii, ma panen sulle siia. Vaatame veel sulle siia sõnumeid. Millest sa peaksid kuidagi eriliselt tähelepanu hoidma või mida sa peaksid meeles pidama, mis sind toetab võimalikult palju, et sa saaksid võimalikult palju võtta vastu seda reaalsust, mida sa päriselt soovid. Nii. Selline kaart. Et nagu oma uskumustest nagu kahtlemine. Ja tead, ma tunnen, et siinkohal see sõnum tulebki selline, et on mingisugused vanad uskumused ja programmid, mis soovivad lahustumist ja mis ei toeta sind enam. Et nendesse võiksid julgelt lahti lasta. Teadvusta endale, mis asjad need on, et mille baasilt sa lood mingit raskust endale. Et mis uskumus, ma tunnen, et sul on mingi selline baasuskumus, et sa ei väärigi parimat, et sa ei väärigi seda head. Et sa nagu oled nagu harjunud olema sellistes raskustes, mingites lugudes ja juttudes. Aga selleks, et liikuda edasi nagu selle suurtes väravates, nagu kui sa lähed selle sama looga edasi, siis maailm on nagu, aga palun, kui sa ei usu, et sa head väärib, ma näitan siis sulle seda külluslikult, mida sa usud. Et vaata üle oma baasuskumused, hoia seda meeles. Kui sa oled kogemas mingid sügavamaid kohti, siis teadvusta seda endale. Et see on see koht, kus sa saad see koht tuleb üles selleks, et sa saaksid selle ümber häälestada. Et see on nüüd sinu kätes, on see võim ja sul on nüüd see teadlikkus. Et see ei ole nii, et sinuga lihtsalt on nii või sina lihtsalt ei saa, vaid see on selleks, et sina saaksid seda muuta. Ja kui nüüd inglid saaksid sulle toeks öelda ühe sõnumi, nad tegelikult saavadki, sest me oleme siin koos. Ja nad ütlevad sulle ühe sõnumi veel juunikuusse. Need on oodatud sinult sellist tuleenergiat. Nathaniel tuli. Et sa siuke nagu jõud ja tegutsemine, selline tahe, kirg, tuleelement. Et sa ei ole passiivne, sa ei ole ootuses, vaid sa oled tegutsemises, sa oled teadlik, aktiivne, julge, tahte, jõudu täis. Et selline inglid ütlevad, et see on see, mida see tegelikult, mis sind kõige rohkem toetab, selline tulekogemus, et rohkem tuld, et sa oled nagu jäänud sellisesse seisakusse ja seisakust aitabki välja tuli väga hästi. Läidab põlema südame, äratab ülesse, värskendab, hõõgub, kuumus.
et kuumust on vaja siis, kui on liiga palju külmust sees. et südame äratamine on see protsess ilmselt. võib-olla see ei kõneta kõiki, aga ma räägin siis sinuga, keda see kõnetab, et see süda on küll, räägib, kuulad, aga ta tahab olla nagu sügavamalt nagu liigitseda, põleda, nagu olla rohkem juhtpositsioonil, olla rohkem imetletud, et see südametarkus oleks imetletud ja austatud aukohal su elus nagu number 1. mitte nagu siis, kui on korra ilus kuulata teda, vaid päriselt. et sa nagu või võta vähemat vastu kui seda, millega su süda nõus on. mida ta siis sulle, sest süda tahab sulle parimat ja kui sa teda kuuled, siis nagu päriselt, see on päriselt jutt. et sa võid julgelt oma südame lubada avali. korra tuli nagu selline tunne, nagu see süda tuli hästi nagu ülesse siin ja et mis see alateadvus ütleb, et mis, et noh, vaatame korra, mis see alateadvuses seal südames sageduse ees on mingi asi, et mis see on seal. tuli kaart, sõbralikkus. et soovitaksin sul olla sõbralikum iseendaga ja olla sõbralikum teiste inimestega. et kui sa ole hästi selge ja aus ja kuula oma südant, siis sul ei ole vaja halvasti rääkida või mõelda teistest halvasti või panna neile mingit nagu raskust peale iseenda mõtetega või kui sulle midagi ei meeldi, siis sa võid selle väga viisakalt ja lahkelt välja öelda, rääkides, mida sina tunned. ja teha seda nagu armastuse ja sõbralikkusega, samas olles selge. et võta vastu ka see, et teised on natuke teistmoodi ja vahel kõik ei ole päris nii, nagu sa tahaksid või sina näed, et teised peaksid olema. et nad on omanäolised ja vaata siin pildi peal ka, et iga puu on oma värvi. et aga nad samas koos annavad kokku sellise ilusa tooni, et luba olla. ole nüüd või anna rahu või selline nagu tuleb siuke tunne öelda sulle. et anna teistele rahu. ja siis sul on endal ka palju kergem olla iseenda tões ja enda südame teel, et need sagedused ei sega sind siis enam nii palju. et sa saad rohkem viljeleda seda iseenda energiat, iseenda olemust. sellised sõnumid sulle juunikuusse. et ja juunikuus on väga võimas pööripäev tulemas ja ma soovitan jah seda hästi targasti kasutada ja sul nagu just sinu protsessis siin vaadates, et häälestuda kindlasti enne pööripäeva need asjad, mõtestada enda jaoks läbi, kirjuta, tunneta, vaata seda lugemist võib-olla veel ühe korra ja tee seda väga teadlikult ja targasti, et see on nagu võimas aeg sulle või lillegrupikene. ja kui sa sooviksid tulla naisteringi pööripäeval, siis sa võid kirjutada valgusesõnumid@gmail.com. meil on tulemas üks selline vahva, väga vägev naiste pööripäeva ring. kui sa sooviksid sellest osa saada, siis anna märku ja ma saadan sulle rohkem infot.
aga ilusat ja vägevat olemist sulle, armas hing. sa oled väga vägev, ma ei tea, kas ma ütlesin sulle ikka seda täna, sa oled väga vägev ja mul on sinu üle lihtsalt siiralt hea meel, sest mul on nagu kergus ja, ja see rõõm, mis selles kuus sinu jaoks rullumas on, see on täiesti, see on suur asi, see on väga-väga suur asi. ja väga võimsad energiad on sinuga, väga võimsad energeetilised toetajad on sinuga ja kui sa soovid seda maisel tasandil, seda abi, siis sa võid julgelt küsida ja tea, et see abi tuleb nagu kõrgemalt ja usalda seda. et ilusat juunikuud sulle. grupp number 1. nii. teine oli meil. tere tulemast lugemisse. piimanõgese grupikene. väga tore, et sa oled siin lugemises ja nõgese sõnumikene sulle, et sa valisid selle nõgese põhjusega. ja sa soovid kogeda või juunikuu sõnum, et sa lubaksid sellist pehmust ja pai enda ellu, sellist, et sa toidad ennast teadlikult, sügavalt, hoiad ennast nagu pehmuses ja lubamises ja sellises paituses. mulle väga meeldivad need piimanõgesed, et nad ei kõrveta, onju. Nad on sellised nagu ema armastus, ema pai, kui see ema nõges ja siis on see isa nõges, kes teeb kohe kärts-mürts ja nii, et sul on villid pärast peal ja valus on, siis see ema on see õrn ja pai ja kes hoiab ja ei tee oma lastele kunagi liiga ja armastab neid ja teeb seda, mis on neile parim. et see parim on nagu ka selline, et parim ju ei ole alati pai ja lihtsalt et kõik on hästi, vaid see armastus võib olla ka selline väga selge ja tõmmata ka piire ja olla hästi konkreetne ja selge, sest vahel on vaja selliseid energiaid kasutada, et mingid asjad saaksid oma puhtusesse. et armastus ei silu mitte midagi ära, vaid armastus on kohal, selge, aus ja hetkes, siin ja praegu. ja armastuses elab igavene tõde, igavesti muutub, aga hetkes siin alati tõde. nii, nõgese grupike. sõnum tuli number 9. Dakini of infinite light ehk siis nagu igavikulise valguse dakini. nii, väga põnev. vaatame, mis siin rohkem räägib raamatus selle kohta, ma loen teile. väga ilusti tuli kohe lahti. sõnum on siis: otsi ja sa leiad. leia õpetajad ja õpetused, mis tunduvad puhtad sinu südamele. aga mäleta, et see on sisemine tõde, mis seab sind vabaks. ära anna oma võimu ära, aga usalda suuremat tarkust, mis töötab sinu kõikides aspektides su elus. küsi abi valgustunud vaimsetelt olenditelt igasuguste teemadega ja abi on garanteeritud. usu, et kõik probleemid on lahendatavad või lahendatud ja sellised paremad elukogemused on avanemas sulle praegu. Väga selline ka suur õnnistus, nagu meil oli esimesel grupil natuke sarnane.
aga sul on nagu kohe siin pealkirjas öeldud, et ära anna oma jõudu ära, oma võimu ära, aga samal ajal usalda kõiksust. Et siin oli selles, et leia nagu õpetajad ja õpetused. Et võib-olla sul on nagu üleskutse, et sa juunikuus leiaksid endale mingisuguseid nagu vaimseid, et sa tahad vaimselt edasi minnes mingeid vaimseid õpetusi, mis sind elus toetaksid, mingid praktikad ja või mingid üldisemad suunad nagu valida, et mis on sinu südamega ühes rütmis nagu käib, et mis on need õpetused, mida sina oled nautinud ja mis sulle meeldivad. Et leia need ja täna ja, või on keegi õpetajad, kes sulle väga nagu meeldivad või kohe sihuke, et jaa, nagu teda ma kuulaks päevad ja ööd, et see on nii mõnus. Et ühendu selliste õpetajatega ja õpetustega ja võta see julgelt vastu. Aga sinu enda sees on nagu selline kõige suurem tarkus, et seda on tarvis seal tee peal sul meeles pidada. Et sa ei kaoks kuskile liiga sügavale ära või hakkaks millegi moodi üritama olla. Et sa oleksid alati ühenduses enda südame valgusega, sellise igavikulise tõega. Ja selle armastusega, mis sinu sees on. Et sa ei arvaks, et see armastus on kuskil väljas ja sa pead midagi tegema, et siis sa oled see armastusväärne, et see oleks pigem nagu mingi haavast elamine. Aga et päriselt, et sa tead, et sa oled seda väärt, sa oled sina, sa oled väga võimas ja need õpetused aitavad sul iseennast rohkem lahti rullida, iseendaga selgem olla, iseennast rohkem armastada. Et ma soovitan sul teadlikult seda teha. Et see on nagu siuke sisemine ärkamine, mis toimub sinu sees. Ja siis see Dakini on, kellest siin kaardi peal räägib. See on siis selline väga võimas naisenergia olend, kes inspireerib siis vaimseid praktikaid, vaimseid võimeid ja õpetusi siukse sisemise teekonna avardumisele. Ja ta kaitseb meid siis negatiivsuse eest ja taastab meie energiavarusid. Ta õpetab, kuidas olla tark, kuidas käituda targalt. Ta võib olla selline natukene nõudlik ja karm õpetaja, kes nõuab meil palju oota, ma korraga tunnetan seda infot. Et võib-olla ta võib nagu isegi läbi unenägude nagu mingid selliseid nagu ilmuda müstikana sinu teel nagu, et ta tahab, et sa areneksid sisemiselt hästi palju, saaksid võimekamaks ja tugevamaks. Et nad võivad olla nagu siuke, see energia võib olla siuke metsik nagu üsna tugev või siis väga hell ja õrn või siis need mõlemad kokku. Ja kui ta tuleb sinu lugemisel, satub nagu praegu meile siia sattus, siis nagu reisi oma teel, oma teekonnal ja vaata üle küsimused vaimsuse ja ärkamise kohta nagu enesekindlalt. Et sa oled nagu sellel teel valmis
edasisi samme tegema. kui sa oled mõelnud mingisugusele vaimsele koolitusele minna või mingite õpetaja juurde mingit teekonda alustama, siis see on kindlasti üks selline märk, et juunikuus oleks hea aeg seda teha. et see nagu selline valgustumise õnnistus. mina tunnetan. ja see võimendabki valgust su elus. et peale sellist rasket pimedat aega võib-olla, kus on olnud nagu lootusetust, siis on nagu see kaart ütleb nagu, et ära anna alla, mine edasi ja see vaimne tee on sulle, sinu jaoks ja sulle avatud. ja ma panen sulle siia veel sõnumi, et veel juunikuusse, mida sa sellel ütleme, et selle vaimsel teekonnal ja üldse oma teekonnal, mis veel meeles pidada? segasin kaarte oma passi pea kohal ja vaatasid, mis ma teen. nii. sisemine küllus, ikka seesama, et pea meeles, et sellel teekonnal veel nagu rõhutati, et pea meeles, et kõik on nagu sinu sees olemas ja tarvis on lihtsalt sellele tähelepanu pöörata ja seda teadvustada. võtta vastu see, jääda sellele, et nagu just, ma juba rääkisin, ma ei hakka ennast kordama, et sa said aru, et see sisemine, et kõik on see, et sa oled rahus ja et sa ei otsi sellepärast, et midagi on puudu, vaid sa tead, et sul on kõike külluses ja maailm ise aitab sul ennast, maailm aitab sul lõpuks nagu siia kohale ankurduda, et sa hingena oled olnud nagu vibreerinud veel oma selle kehastuse kohal. nüüd on aeg nagu, kus sa lubad nagu endal sellesse kehasse kohale ankurduda. et sa võtad vastu selle elu, sa võtad vastu selle maailma, selle kogemuse, selle üldise reaalsuse, see, kus me siin kõik koos oleme. et vahel me hingena nagu või mingist kohast nagu ei ole veel päriselt kehasse kohale tulnud, see tähendabki nagu, et me ei ole sündinud veel, et me oleme küll inimese keha on, aga see vaim ei ole täielikult kohal. siis ma tunnen, et see on see teekond, kus sa saad aru, et sinu sees ongi kogu universum. see, mis sa siin väljaspool näed, see on lihtsalt üks väline peegeldus ja üks selline maailm, aga see ei ole kõik. ja see ei ole nagu kõige olulisem on see, mis on sinu sees. ma vaatan selle siia alateadvuse sõnumi ka, et mida kindlasti, ma ei tea, miks ma kassi pea kohal hakkasin jälle segama, nii naljakas. ju siis on seal tugev selline intuitsioon. et mulle tundub, kohe tahaks öelda, et on mingi asi, mille suhtes sa pead eriti teadlik olema või mingi juunikuus selline nagu märkimisväärne tähelepanek. kujutluspildid, just seesama koht, et ära ole nagu illusioonides või saada aru, et see kõik on nagu selline peegeldus ja et ära nagu kujuta endale asju ette. kõlab nii hästi, onju. ära kujuta endale asju ette. nagu ole aus ja selge ja võta asju nii, nagu nad on. et ära loo selliseid illusioone. ma korra vaatan veel selle sõnumi kohta, mis see Osho Taros siin ütleb.
ja et seesama mõte, et ära nagu lood, projitseeri oma asju teiste peale, et ära nagu loo mingisuguseid lugusid kogu aeg, et kuidas keegi nagu on ja mis või noh, kuidas üldse maailm on või kuidas keegi isiklikult on või nagu paned tema, tema on selline, tema teeb mulle seda ja tema on paha ja küll ta ei, nagu, et ei, et sa ei loo selliseid lugusid, sa oled nagu aus ja selge. Et see oleks sama nagu sa hakkaksid mingi filmilugusid kellegi peale rääkima ja siis sa näedki seda olukorda nii või see muutubki sinu jaoks, aga tegelikult see on kujutluspilt, see ei ole nagu tõde. Et on vaja sellisesse aususse tulla ja ma tunnen, et see sisemine tarkus ja sisemine süda aitab sul seda teha. Ja panen ühe, kui inglid nüüd sulle midagi ütlevad, siis neil on ka sulle sõnum. Neil on see 44 ingite õnnistused serviel, et ole vapper. Et selles kogu protsessis on oodatud sinult vaprust ja sinult on oodatud asju nagu, et sa oled selline inimkehastused on nagu selle olend on ju, et selles mõttes, et sult on oodatud ka asju nagu, et sa kasvad ja et sa teed mingeid protsesse läbi ja sa õpid, sest nagu koolis praegu, hingede koolis nagu väga vaimses koolis siia niisama keegi ei satu, et see vaprus nagu, et sa oled vapper, sul on usku, see aitab sul läbi minna asjadest, et sa ei jää ennast haletsema ja jää mingitesse lugudesse kinni, et nagu sul on kõik olemas, et igasugustest asjadest nagu läbi transformeeruda ja valgustuda. Sinu sees on kõik olemas, sulle on kõike antud külluslikult. Ja see vaprus ja haavatavus aitab sul minna sellest, nendest asjadest nagu kergusega transformeerida läbi. Tee enda jaoks märkmeid, pane kirja kogu see protsess, mis sulle siit kõnetas, kirjuta enda jaoks üles ja hoia neid asju, see on hästi suur võimalus nagu vaimselt teha ära väga palju. Et see on nagu kõige võti tegelikult, see sisemiste laegaste avamine ja selle usaldamine. Aga jah, mul ei olegi sulle rohkem midagi öelda. Ja ma soovin sulle õnnistusi ja kindlasti kasuta neid seda infot nagu, ma soovitaks seda läbi töötada ka enne pööripäeva, 21 on juuni on pööripäev. Ja kui sa oled naisterahvas ja sooviksid pööripäeva naiste ringis tähistada, siis kirjuta valgusesõnumid@gmail.com. Meil on tulemas üks vahva naiste ring, et kui sa soovid, saad sellega ühineda. Ja nüüd pööripäeval sa võiksidki selle info nagu ankurdada ja teha veel sügavamal tasandil enda jaoks läbi, et tunneta. Ja soovitan jah tõesti kirjutada üles ja teha märkmeid ja olla enda elus hästi kohal ja teadlik nagu mis toimub ja mis sa parasjagu tegemas oled. Aga õnnistused sulle, nõgese grupikene. Aitäh, et sa tulid siia kuulama. Nii. Tere tulemast lugemisse Meeles peagrupp. Natukene longu vajunud, aga värskelt korjatud. Meeles pea on selline hästi õrn ja minu jaoks ikka naiselik ja ilus ja tema nimi ka on nagu Meeles pea, et ma pean meeles, kes ma olen. Ma mäletan oma olemust. Ma julgen olla selline ilus ja õrn ja samas nii võimas ja tugev. Ja
ja nagu olla sellises küllusliku voos, et nagu neid õitseb nii külluslikult ja need on kuidagi nii nagu kõnekad ja väekad ja võimekad lilled. sa võiksid neid endale vaasi korjata, kui sa seda lugemist oled ära kuulanud, kui sul on kuskil läheduses neid. aga vaatame, mis on kaartide sõnum sulle. Vau, kui kaunis need maalid on kõikidel kaardidel, nii kaunid. Alabaster, Tablet of Laila. väga huvitav. natuke loen ise ka nagu vahepeal neid sõnu siin nende kaarte peal nagu hiina keelt. aga mulle väga ikka meeldivad need kaardid. see on ka seal suht lõpupoole kaardipakis. näed, vaata kui huvitav. esimene lause ongi, et sa mäletad hingetasandil, et meil oligi see meelespea nagu mäletamine, et sa mäletad hingetasandil, sa oled nagu sisenemas sellisesse suuremasse teadlikkusse ja mõistmisesse sinu kõrgemast elu ülesandest. see saab sulle selgemaks. ja see võib olla nagu selline sisemine muutus. aga see muutus on vajalik, et see uus tee saaks lahti minna. et isegi kui see muutus võib tunduda nagu raske või et sa ei taha seda, siis see on vajalik. aga sa oled hästi kaitstud ja juhatatud, isegi siis, kui sa oled ise ebakindel, siis sa oled väga armastatud ja sa ei ole eksinud ega sind ei ole kuskile üksi jäetud. nüüd see ingel Laila on kuskilt Talmudiku kirjadest. nagu erinevalt teistest inglitest, tema on kirjeldatud kui selline naisolend. tema tuletab meelde, et on koht, mida ainult naisenergia saab täita. et kui me oleme liigselt keskendunud meesenergiale, siis me nagu, see ei ole see päris, mis me tahame. et naisenergial on selline kaastunne, vastuvõtmine, lahkus, halastus. ja need on väga olulised energiad, väga olulised sellised tunded. et inimkond elaks, jääks ellu ja leiaks tasakaalu, sellepärast on vaja nii nais- ja meesenergia tarkusi. ja Laila tulebki siis, kui praegu on see koht, mil naisenergia peab juhtima. ja luba, ole selles avatuses, et see tee saaks ennast ilmutada sulle praegu täpselt nii, nagu sul vaja on. et Laila on selline kaitseingel, kes on nagu transformatsioonide ajal on ta kohal. ka siis, kui sa üldse siia ka füüsiliselt kehastuma hakkad. ja ka siis, kui hing hakkab kehasse liikuma. hing hakkab nagu kehastuma. ja siis see Alabaster, Tablet of Laila tähistabki seda, et sa oled tohutus transformatsioonis, sa oled nagu sündimas mingisse uude kohta. ja see võib tähendada seda, et sinu väline maailm on muutumas või seda, et sinu sisemine maailm on muutumas või seda, et kõik toimub ühel ajal, need mõlemad. sa võib-olla ei tea, kuidas seda muutust nagu teha ja see võib olla suur asi su elus või see juunikuu võib tulla siukse nagu suure transformatsiooniga. ja siis see Laila tulebki sind nagu sellest läbi juhatama.
ja Talmudi järgi siis nagu Laila õpetab tarkusi kõikidele hingedele, enne kui nad siia kehastuvad. Nagu väga võimas, kujutad ette, et ta on nagu, see on nii suur ja võimas energia, ta tuleb sind nagu sellises kohas praegu aitama, et ta on nagu ülim selline tarkuse hingel minu jaoks, kui ma siit vaatan, tunnen. Ja et ta on nagu vaata kui huvitav. Et ta õpetab kõigi hingi enne, kui nad on sündinud ja siis, kui beebi on sündinud, siis ta nagu võtab selle beebi huule ja põhjustab selle, et see laps unustab kõik, mida ta teab. Siis on see elu, seiklus, ühendus ja avastus. Ja siis see alabaster tablet, mis siin ütleb, see on selline vana kiri, see on vibratsioon, mis julgustab hinge otsima valgust ja vaimset teed. Et mäletada seda sisemist tõde. See aitab mäletada püha eesmärki, et miks me siia sündisime. Ja kui sa tunned, et sa vajad rohkem infot või teadmisi, siis see oraakel siin kinnitab sulle, et on okei, et sa ei tea kõike. Ja vastused, mida sa otsid, tulevad õigel ajal. Hästi nagu võimas sõnum, väga-väga lahe. Ja Laila on siis selline kaitsev inimkollektiivi suhtes. Tema nime võib tõlkida nagu öö või õhtu, pigem õhtu ja et on nagu meie nende vaimsete õhtutega meiega, vaimsetel õhtutel nagu meiega. Et tuletab meile meelde, et vaim alati näitab teed meie sees ja tarkust, et seda leida. See kaart ennustab sulle või julgustab sind ka vaimset puhastust tegema. Et sa töötaksid kaitsva valgusega koos. Sa võid kutsuda seda Lailat veel teadlikult endale appi. Et saada seda hingelikku kaitset. Hästi huvitav. Et sa oled nagu juunikuus sellises kohas, kus on okei ka see, et sa midagi ei tea ja et sa nagu oled oma selles teekonnal, et sa oled oma protsessis ja oma sellel eluteel avastamas. Et see on hästi okei ja on ilmselt, et võta nagu julgusega vastu, et lase siuke nagu pettumused või masendused või ahastused minna. Ja et sa oled nagu seiklusrajal, siuksel põneval elus, põnevas kehastuses, kus sa oled suure teadlikkuse valinud. Ja nüüd see kõik rullub sinu ees lahti, et sa võid usaldada, et see rullub, sa võid usaldada, et kogu teadlikkus, siis sisemine tarkus, kõik mis sul on, see on nagu olemas, see on siin. Ja see on sinu jaoks, sinu perelt. Kõik on hästi. Kõik on väga hästi ja ma soovitaksingi sul ka vaimsete praktikatega tegeleda ja avarduda ja liikuda edasi. Et sa oled siukse suure koha peal. Sa oled midagi uut on sündimas. Ma vaatan sulle veel sõnumi, mida sa peaksid teadma sel teel kindlasti, et saaks meeles pidada üks siuke toetav sõnum. Huvitav, tuli selline sisemine konflikt.
et ma saan aru, et sul on nagu sisemine konflikt sellest, et see väline maailm näitab sulle midagi, mida sa nagu saad aru, et see toob muudatusi, aga sa ei taha seda muutust nagu teha veel või see tundub sulle liiga riskantne või hullumeelne. see on jah, selline suur koht, aga see Laila nagu ütlebki sulle, et kõik on okei ja sa nagu liigud oma teel niikuinii edasi. Ja ta on sinuga ja sind toetamas. Et selline tuli ka kaart nagu tingimusteta armastuse kohta. Et ära sea nii palju tingimusi. Huvitav, nagu selline armastajate kaart tuli siia vahele. Võib-olla sul on mingi suhte tasandil mingisugused sisemised nagu vastuolud, aga see kõik laheneb ja võib-olla see tuleb rohkem ülesse nüüd see kuu, juunikuu sees, aga see kõik laheneb nagu sinu jaoks kergusega, kui sa oled usalduses ja olgu su taotlused sündigu kõrgem. Et usaldage seda, et armastus on alati sinu. Armastus on sinuga. Selline ülim, püha, kõrge armastus, kus ei ole tingimusi, kus on lubamine, üksteise hoidmine. Kui sul ei ole seda su elus praegu või sa näed mingit peegeldust, mida sa ei taha, siis lihtsalt luba muutuda. Luba tulla sellel. See on sinu enda kätes. Sa ära hoia kinni asjadest, mis sulle ei meeldi. Ja ära karda, et kui sa seda teed, siis juhtub see. Et kui see kõik juhtub, kui see kõik tuleb üles, mida sa kardad, siis see on ainult sinu hüvanguks ja selleks, et sa saaksid liikuda edasi. Oota, ma panen siia veel selle ühe. Vaatan korra sõnumi veel. Ja su alateadvus ütleb nagu selline, tuli siia võrdlemine, eristumine ja stress. Just, no hästi ühene on ju. Et ma ei tea miks, aga praegu see jääb nagu siia armastatu nagu sinu partneriga mingi teema. Et sul on mingi stress sellega, ma tunnen, et see nagu, sa nagu vaatad ja sa võrdled seda millegiga, aga see ei ole see, mida sa tahad ja siis sa tunned, et nagu su süda nagu tahaks rääkida siin midagi. Mis on nüüd on mingi hoopis uus teema siin rullis lahti nagu väga huvitav. Aga mingi asi on täiesti uueks sündimas, on ju. Et see nagu siuke pigem alateadvuse sõnumid, on ju. Alateadvus tunneb seda stressi, eristumist ja võrdlemist. Et sa nagu võrdled midagi, siis sa näed, et sulle see ei meeldi. Aga samas nagu see jää tahab hakata sealt sulama, nagu see esimene pisar nagu hakkab kukkuma, et sa hakkad endale tunnistama, et okei, ma näen seda kohta. Siin on see koht, mis mulle tegelikult ei meeldi. Siin on see koht, kus mu südamel on midagi muud öelda, kui see, mis pilt mu ees on. Nagu et lubad endal nutta, lubad endal tunda ära selle koha, mis ei ole õige. Et ei suru seda alla, ei peta ennast, ei räägi mingid lugusid endale, ei tee nagu nii-öelda halba heaks, on ju. Ei tee head nägu kehva mängu juures. Seda stressi nagu, sa pead nagu hoidma midagi üleval, see pole üldse päris, see pole sinu jaoks mõeldud, kui sa üritad nagu seda hoida ja see tekitab tohutut stressi. Nähtan korra, kas see on ilusti näha, on küll. Et see tekitab tohutut stressi nagu sinu tervele olemusele ja lükkabki nagu sinna sisemisse konflikti nagu, et sa ei saa nagu see sisemine ja välimine, seal on midagi nagu tasakaalust väljas. Okei, vaatame siia, ma tunnen, et sa tunned selle kohe ära, et ainult sina saad seda muuta, Laila on sinuga, sa oled selleks valmis.
ma ei tea, ma jätan selle kaardi sulle siia ette, siis see on nagu motivatsioon et nagu, et sa saaksid kogeda sellist armastust, nagu sa päriselt nagu soovid kogeda. Okei, mulle tuli selline sõnum, et selleks, et sa üldse teaksid, millist armastust sa kogeda soovid, selleks ma soovitaksin sul mingi... Okei, see on sisemine transformatsioon, nagu see toimub läbi sinu sisemise ärkamise. Nagu sinu uuele tasandile liikumine, et jaa, kõik on su tee peale juba sätitud. Lihtsalt sinul on tarvis sellele teele astuda, me ei pea siin praegu välja mõtlema, on ju kõike või tunnetama, sa ei pea minu käest kõike kuulama ette nagu. Et ma lihtsalt ütlen sulle, et see teekond on sinu jaoks valmis pandud. Sinul on ainult tarvis sellele astuda, julgete tee nagu. Ja inglid ütlevad sulle siin lugemises, tuli Shekina, ühtsus. Ühtsus, et sa näed, kuidas sa oled osa sellest kõigest, et sa ei ole eraldi. Sa näed, kuidas su elu toimib. Sa näed, kuidas see kõik on kooskõlas. Selline naisenergia. Sa võtad nagu sellise naisenergia endas vastu. Ülima õrnuse, pehmuse, tõeline jumalanna nagu, selline tõeline pühitsetud naine nagu, ma tahaks nagu öelda sulle nagu, et sa saaksid aru sellest, kui vägev sa oled ja kuidas see on nagu sinu koht vaata ära teha nagu, et see on sinu mingi väga suur ärkamise koht. Sest Shekina hiilgus läbis maailma ühest otsast teiseni sellise kiirgusega, mis oli suurem päikesekette omast. Ja kõik, kes seda hiilgust ära kasutasid, neile ei maandunud kärbsed ega sääsed. Samuti ei olnud nad haiged ega kannatanud ühegi valu käes. Teemonid ei saanud nende üle võimu ega suutnud neid kahjustada. No Shekina ongi selline jumala kohalolek täielik. Et ma tunnen, et sul ongi, inglid ütlevad sulle, et võta aktiivselt jumala energia vastu, võta aktiivselt see pühadus iseendas vastu. Ole nagu selles kohal, selles protsessis. Et liigu sellesse, see on sinu nagu selline vaimne juunikuu sõnum, sinu suur ärkamine. Väga, väga võimas. Mul on hea meel sulle ja ma soovin sulle sellel teel täielikult edu ja kindlameelsust ja kõik on olemas. Et ära millegi pärast stressi, ära ürita midagi hoida, mis ei ole kerge. Lase need kõik lahti ja siis sul ongi tegelikult hea ja kerge ja lihtne seda teha. Ma soovitaksin sul selle kõik ankurtada hästi ära praegu, panna kirja endale, teha nagu selline, et sa teed selle protsessi ära ja pööripäev on nagu hästi oluline päev see kuu, juunikuu. Et sa keeraksid nagu selle pööripäev, nagu sa saad energiaid hästi ära kasutada, et teha need suured muutused kergusega ära. Mis iganes need ka sinu jaoks ei ole, need rullivad ennast ilusti lahti, sa saad aru, aga kui sa sooviksid ka tulla naistega ühenduma pööripäeval, siis kirjuta mulle valguse sõnumid, et gmail.com, siit alt leiad info, et saad tulla nagu ja väestada oma tervet suve nagu koos, et see koos naistega, koos teistega asjade tegemine on veel eriti selline võimas pühitsus. Et ma tunnen, et see on suur koht ja kui sa vajad toetust, siis võta see julgelt vastu ja kasuta ära aegasid ja energiaid, et luua kergusega ja luua rõõmuga ja naudinguga.
ja ikka seda ju, mis sa tegelikult soovid, et see on kõik sinu hüvanguks siin ees nagu, et sa mõistaksid nagu, et sa oled hoitud, et kõik see, mis tundub, et aga siis juhtub see ja kuidas ma selle kõige nagu valuga toime tulen. sa tuled, lihtsalt tunned läbi ja sa tuled ja sa koged ja sa tuled, lähed sisse, tuled välja, liigud edasi, lähed sisse, et see on nagu selline igavesti voolav protsess, igavesti voolav ilu, mis siin maal on meile õnnistuseks. nii et armas hing, ole õnnistatud ja imelist juunikuud sulle.